meeskonna poole pealt edasi ja võtke seda infot selliselt nagu julgelt praktikuvaadet, sest et ma olen katsetanud erinevaid meeskondade kaasamisi ja töötajate palkamist ja nii edasi. Ehk siis, et ja ma lihtsalt jagan seda, mida ma näen, et on toiminud minu puhul praegu, toimib väga hästi, et ma suhteliselt kiiresti peilin välja need koostööpartnerid ja okei. Okei, väga hea, las me oleme klappides, Triinsul. Nii et kõik on väga hästi. Et, et ma praegu näen, et ma hästi kiiresti saan aru, miks ja miks mitte see koostöö töötab. Ja väga lihtsad on nii-öelda koos töötajatega lahutused, seda nimetatakse lahutamisteks, et et see on palju lihtsam, see on teadlikum, see ei ole niisuguse võitlusenergiaga, et ja, no ühesõnaga ma alustan algusest. Ma kasvasin tegelikult üles toidukaupluses, meil perel oli perefirma, meil oli 2 toidupoodi ja ma olin kogu aeg tagaruumis ja ma olen suhteliselt varakult mängisin nii-öelda poodi päris poes. Ehk siis, et olin päriselt müüja, aitasin kaupa välja minna ja nii edasi. Ja 15-aastaselt juba ma asendasin ema juhataja kohustuses, mis tähendas seda, et minu alluvuses olid vanemad prouad, müüjad, kelle jaoks ma olin ülemuse tütar. 15-aastane tibi. Ma olen võimleja taustaga, ma nägin päris tibiga välja nagu, et ikka korralikult. Ja juba siis ma sain nagu aru, et mul on mingi mõju inimestele. Jah, ma tajusin seda, et neile väga ei sobi, kui ma nii-öelda juhin neid, ütlen, mida nad peaksid tegema, aga samas nad ei punni ka vastu. Et neil on nagu okei, et nad lubavad tegelikult mul ennast juhtida, aga samas see autoriteedi koht läks sassi. Ehk siis, et nemad, kes on aastaid seal olnud, nad on täiskasvanud inimesed ja mingi 15-aastane ülemuse tütar Tibi tuleb ja kamandab suvel, Et see oli hästi huvitav kogemus ja see õpetas mulle nagu väga palju juhina, et oligi 2 kauplust, siis kokku vist oli 8 müüjat, Et ja majandada ja tellida kaubad ja nii edasi. Ja seesama ettevõte, ma läksin ka suhteliselt kiiresti treeneri ametisse. Treeneri amet on muideks ka inimeste juhtimine. Et kehakultuuris ma õppisin rohkem juhtimise kohta kui majandusteaduskonnas muideks. Mul on vaata 2 paket, et tegelikult ma õppisin kehakultuuris rohkem. Et kehakultuuris sa pead inimesi juhendama ilma rahata, pingutama valu ääre peal, saate aru, võimlemise eriala ei ole valutu spordiala. Ehk siis, et sa pead piinama sõna otseses mõttes väikseid tüdrukuid, aga nad on nii õnnelikud, et sa venitad nende spagaate. Et see nagu, kuidas motiveerida ja enamasti siis noorsootöös ma tegutsesin ka, mis tähendas seda, et ma pidin inimesed tasuta tööle panema öösiti nädalavahetustel, et see missioon pidi ja sisemine miks pidi töötajatel paigas olema selleks, et ta tahtis olla nagu teha seda kõike. Majanduses õpetati organisatsiooni kultuuri, organisatsiooni käitumist, kõiki ilusaid sõnu ja praktikasse ma ei osanud neid kuidagi nagu kasutada, et iga see praktikasse kasutamine sisuliselt tekitas meeskonnas segadust, sest et mingeid suuri dokumente koostada selleks, et meil oleks organisatsiooni kultuur paigas dokumendi peal. Meil oli ta paigas, ta oli sisuline kultuur, et kuidas me lahendame, kui on kellelgi keeruline või keegi vajub ära ja nii edasi, Et ühesõnaga see nagu kõik kasvatas minus nagu sellist enesekindlust, et inimeste juhtimine on tegelikult mulle nagu kuidagi lihtne, aga samas tulemusteni juhtimine ei olnud nii lihtne. Ehk siis üks asi on see inimestega töö ja inimeste juhtimine, teine on see, et sa juhid need inimesed selle tulemuseni, mida sul ettevõtjana on vaja. Jah, see lõpetas niimoodi, et ma võtsin üle vastutuse. Ehk siis, et põhimõtteliselt, et kui asjad olid keerulised, siis iga mu tiimiliige, noorsootöös mul oli vist 30 inimest, meil oli lõpuks 3 noortekeskust või 4
ja tänava noorsootöötajad ka, ehk siis erinevad projektid ja 30 inimest kuskil olid tiimis. Ja see lõppes nii, et iga tiimiliige teadis, et kui asjad on sitasti, siis Triin tuleb, aitab välja. Ja minu päev koosneski juhina sellena, et ma lahendasin kõikide jamasid. Üle iseenda tervise, üle iseenda kõige. See on nii sinu, sa oled 5-1 on ju selles human design'is. Jah, jah. Ja see oligi nagu nii loomulik ja nad teadsid ka kõike seda ja mul oli okei, aga see tähendaski automaatselt seda üle vastutuse kohta. Ehk siis, et kuidas ma ütlen, mul oli isegi ootenimekiri noorsootöös, inimesed tahtsid kandideerida, nii kui meil mõni noorsootöötaja ära langes, siis koheselt inimesed ütlesid nii, ma tahan sinu nii-öelda alluvuses töötada, ma ei oska seda teistmoodi, see ei olnud üldse alluvusega seotud, aga ma tahan sinu tiimi kuuluda, oli see väljend, on ju. Et sa juhina inspireerid, sa oled nii äge ja nii edasi ja linna peal räägitakse, üle Eesti räägitakse, et Triin, et sa oled nagu hoitud tiimis, ehk siis, et kui on jama, siis Triin ema lõvina läheb, lahendab kõik asjad ära, on ju, ja võtab tule enda peale. Aga mis see siis tegi, oligi see, et olgem ausad, ma ikkagi lõhkusin ennast korralikult. Ja jah, me olime Eesti edukam noortekeskus, kõik asjad, et meil on, me olime väga tublid ja nii edasi, aga hind oli päris karm minu jaoks. Et mul sündis siis ka esimene laps, mis tähendas seda, et aastase lapse kõrvalt ma möllasin ogaraks. Ja siis ma sain aru, et midagi peab muutuma ka nagu. Ja peale seda, kui ma läbi põlesin, eemaldusin noorsootööst, ütlesin neile tiimile, et uus riigihange tuleb 3-aastane, teie koostate selle riigihanke. Mina aitan sisu kaasa, aga teie teete. Et ma lähen nagu noorsootööst ära. Ja lõpuks põhimõtteliselt mu tiim panigi mulle noa selga, süüdistasid kõigest mind, ehk siis, et ma sain nagu täiega nagu, et ma olen see halb ülemus, et ma tegin asju ainult enda lähtepunktist, et olin liiga nii-öelda ei arvestanud nende arvamust ja tundeid ja see tekitas väga palju segadust, et sa juhina saad ühelt poolt kogu aeg tunnustust selle eest, kui emotsionaalselt intelligentne juht sa oled ja kui hea liider sa oled ja teiselt poolt su tiim ütleb, et kõige nõmedam boss üldse nagu. Ehk mina kogesin seda, ma ei tea, mis praegu linna peal räägitakse, ma enam ei, ma ei ole vist noorsootööst ligi 10 aastat olnud, et see enam mind ei huvita, aga noore naisena tollel hetkel ma noorsootöösse ju 20-aastaselt sisenesin, see oli väga nagu, ta mõjutas minu isiksust väga oluliselt, kelleks ma inimesena kasvasin. Ja järgmine samm siis väga loogiline sellest on see, ma olen iseenda ülemus ja boss. Ühtegi tiimiliiget, sellepärast et kõik need lood, mis ma rääkisin praegu, see on see põhjus, miks ma ei lasknud endale ühtegi inimest tiimi. Jah, mul olid koostööpartnerid, aga tööandja töötaja suhtesse, sellesse ma ei usu siiani praegu. Aga tollel hetkel mu kadus tegelikult tööandja töötaja suhtesse usk ära tänapäevase majandusruumis. Et sest nagu kuidagi töötaja mitte kunagi ei mõista tööandja vaadet. Mitte kunagi ta ei mõista tervikpilti. Et jah, ta võib arvata, et ta mõistab, aga kuulates ka kõiki oma raamatupidamise klientide lugusid, ehk siis, et kõik, kellel on oma tiim, nad saavadki aru, et töötajate nägemus on hoopis teisest vaatenurgast kui tööandja oma. Versus see, kui sa teed ettevõtjatega koostööd. Kui minu tiimis ei ole töötajad, vaid on teised ettevõtjad, siis see pilt on ka sellel koostööpartneril ettevõtjal palju laiem. Ta on ise ettevõtja, ta ei vastuta ainult töölepingu kohustuste ja nõuete järgi, vaid ta vastutab sisuliselt oma ettevõtte mainega. Et see avas minu jaoks täiesti uue nagu perspektiivi, et kui äkki ma hoopis hakkangi ainult ettevõtjatega koostööd tegema, sest see vastutus on hoopis teise koha peal versus see, et ma võtan endale töötaja. Jah, loomulikult on valdkondi, kus ei saa seda teha, ehk siis tootmises me ei saa minna tööandja töötaja suhtest üle, on ju, aga väga paljud tänapäeva valdkonnad on arenenud ettevõtjalt ettevõtjale koostööde peale üle.
raamatupidajad ja koristajad oli kunagi hea võrdlus, raamatupidajad ja koristajad olid kunagi kõik ettevõtte töötajad. Tänapäeval väga vähesed võtavad neid töötajana enda ettevõttesse, vaid ostavad teenust sisse, on ju. Assistendid, juhiabid täpselt samamoodi. Et seal on nagu mingi võlu ja ma olengi nüüd viimased nii-öelda, ma ütlekski, kuna ma hakkasin jah, 6-7 aastat tegelikult juhtinudki tiimi ilma tööandja-töötaja suheta. Et jah, ma arvan, et see on päris edukalt ka õnnestunud, aga lihtsalt, et seal on teised dünaamikad. Ja tänapäeva majandusruum on valmis selleks. Ja teiselt poolt, miks ta on valmis, on inimesed ei taha minna täiskohaga tööle enam, eriti noored. Nad ei ole valmis 40 tundi panustama kuskile kellegi võõra rahakotti. Ehk siis, et ja väga paljud ettevõtjad ise, mul just eile oligi ühe mentoriga vestlus, sest ta ütles, et Pekki, mul on praegu keeruline ettevõtluses ja siis ma vahepeal mõtlen, et ma vaatan neid CV Keskuse tööpakkumisi ja siis ma vaatan ja siis ma mõtlen, et ma ju tean, kui palju, kui ta tahab mulle maksta 1500 eurot bruto, kui palju ta maksab makse ja ma ei ole ju kahjumiga projekt, ma toon talle palju rohkem sisse, kui ta mulle ju maksab. Ehk siis, et kui palju raha ta tegelikult minu tegevuse pealt teenib. Ja siis ma mõtlen, et pekki, ma võin seda tööd ise ka teha nagu enda ettevõttes. Ehk siis ma loon parem ise endale selle töökoha oma ettevõttesse. Et see nagu kuidagi panebki perspektiivi paika, et sa hakkadki mõtlema, et kui palju tegelikult tööandja teenib nii-öelda sinu tegevuse pealt kasumit ja kas sul oleks võimalik ettevõtjana ise seda ka teha. Et noh, see on see kaalukauss. On valdkondi, näiteks alustavas uues valdkonnas, jah, ma võiks minna tööle kuskile, ma ei kujuta ette, praegu mul ei ole mingit sihukest aktiivset asja, kuhu ma võiksin tööle minna, et ma oleks nõus selle teadmisega hommikul minema tööle, et ma tean, et ma toon 3 korda rohkem raha sisse, kui mulle makstakse. Et noh, aga üldiselt ma ei näe, et selles valdkonnas, kus ma olen spetsialist, et ma oleks valmis hommikul minema tööle selle teadmisega, et tööandja jaoks läheb enamus raha. See ei ole üldse halva jaoks, aga see on lihtsalt see on eneseväärtustamise koht minu jaoks. Ja teenusena sisseostmine ehk siis OÜtamine riigi silmis on hullult paha, aga sisuliselt see on OÜtamine, et sul on üks püsiklient, kellele sa siis võib-olla alguses teed ka sellist nii-öelda töötaja ettevõtja segu teenust, on ju. Jah, see on sinu sööklaps. Jah, et noh, kuidagi sealt algab see asi, ehk siis, et vaadata ka ennast kui ettevõtjat ja uskuda endasse kui töötajasse. Ja ma mõtlen, kas mu enda lugu nagu sai läbi. Nüüdseks sellest läbipõlemisest, sellest mineviku sihukesest karmist juhi kogemusest on jäänud alles ainult kontrollivajadus, mida ma ei ole veel välja juurinud endas. Vaikselt usaldan, aga tihti see juhina seal tekib ka see, et see kontrollivajadus, et veel aasta tagasi mu kontrollivajadus oli nii tugev, et ma väitsin ikkagi jätkuvalt, et mu koostööpartnerid ei suuda neid asju nii hästi ära teha, kui mina tahan, et need oleks tehtud. Vaata, see kontrolli koht on, ma parem teen ise. Et noh, et tegelikult see ei ole lahendus. Ma näen, et miks mitte töötaja, vaid meeskonnaliige ei tee neid tööülesandeid nii, nagu minu nägemus on, et need võiksid olla tehtud. Variant A, ma olen kehvasti juhendanud teda, ma ei oska ennast juhtida piisavalt, et talle selgitada neid asju, nii nagu tema saaks aru. Variant B on vale inimene. Ja mõlemal on lahendused olemas ja see, kui on vale inimene, see ei tähenda seda, et see vähendab tema väärtust. Järgmise sammuna ma leian tiimis võib-olla talle mingi teise rolli, kuhu ta kasvab. Sellepärast, et reaalselt ongi nii, et mu tiimi tulevad, noh, Mirjam on hea näide, ta tuleb assistendiks.
ja ta lõpetab koolitajana, et mul tiimi sees rollid kogu aeg inimestel, koostööpartneritel vahetuvad. Et ma ei saa öelda, et mul on turundaja, kes on ainult turundaja. Ei, ta on turundaja, mentor, mida iganes, kuhu ta tahab ise kasvada. Ehk siis see, kuhu tiimiliige kasvab oma rollis minu organisatsiooni sees, olles ise ettevõtja, väljastades arveid minule oma teenuse eest, see ongi meie koostöö. Et sinna ta läheb, et natukene seda kontrollivajadust on veel sellest nagu karmist juhtimiskoolist veel alles, aga ma arenen seal ka. Ehk siis usaldust ma näen, et on mul päris palju rohkem kui võib-olla mõnel teisel mul raamatupidamise kliendijuhil, et kes tuleb sisse, et tal on nagu kontrolli palju-palju rohkem. Ja kontroll on muideks see, mis on enesele alalhoiu instinkt alguses kõigil ettevõtjatel, kui te sisenete. Kui te hakkate tiimi kaasama, siis teie kontroll suhteliselt kiiresti saboteerib selle koostöö ära. Sellepärast, et teil on raske lahti lasta teadmisest, et sa ei ole kõige pädevam selles tööprotsessis enam oma oma ettevõttes. Et näiteks raamatupidamise näite puhul mu tiimiliikmed ehk sisestajad on varsti parema kontaktiga minu kliendiga kui mina. Ja see on natuke ebamugav. Ehk siis, et nad hakkavad looma täpselt samamoodi neid suhteid, nad teavad rohkem infot kui sina. Ehk siis sa pead lahti laskma sellest rollist, enne kui sa võtad selle tiimiliikme sisse. Et kui sa ei ole valmis ise lahti laskma sellest rollist, siis sa hakkad segama seda uut tiimiliiget lihtsalt oma ületegemisega. Lihtsalt. Sa sõidad sisse, sa teed tema elu keeruliseks ja kurnad ennast ka. Aga ülesanne ongi siis endale leida tegevus ja mida ma näengi ettevõtjate puhul, kes ühe mehe naise ettevõtlusest hakkavad nagu tiimi kasvatama. Esimene samm ongi siis, üks samm ma kohe tutvustan teile, aga järgmine samm pärast seda sisuliselt on see, et neile tuleb tegevust leida. Kui neil on sellel ettevõtte omanikul on nii palju tegevust, siis tal ei ole võimalik oma tiimiliiget saboteerida oma ülekontrolliga. Sest tal lihtsalt ei ole aega. Vaata, et ta fookus on mujal, saab tegeleda kõige muuga, aga nii kui sellel ettevõtte juhil tekib uus unistus, tuleb see tehase mõte jälle, nagu Maris ütles, tagasi, siis tal on lihtsam tiimi kaasata, sellepärast et tal on see üleliigne energia, mis nüüd see tiimiliikmest tööst vabaneb, sa ei pea seda tööd enam tegema, tal on seda kuskile suunata. Ehk siis, et tavaliselt probleemid tekivad siis, kui seesama ettevõtte juht suunab selle vaba energia, mis tal jääb tiimiliikme tööst, tagasi tiimiliikme kontrolli peale. Vot seal läheb kiiresti asi nagu hapuks. Noh, lihtsalt. Nii. Aga minu nagu nii-öelda juhiteekond on, ma arvan, teile nagu ära seletatud. Ja kõige iroonilisem töövestlus, mis mul kunagi oli vallavanema koha peale. Tahtsin vallavanemaks, kandideerisin. Ja siis ma olin ka, mul ei olnud veel lapsi, siis ma olin järelikult 26, 27. Läksin türkiis sinises kleidis, siukses ilusas kleidis, lõin ennast õide, läksin vestlusena. Ja noh, enamus vallavanemad olid tollel hetkel mehed, nüüd on rohkem naisi. Ja siis töövestluse lõpuks mulle öeldi, et jah, sa oled üks kahest kandidaadist, üks on siis meesterahvas ja teine oled sina, kes on valikus. Ja lõpuks mulle öeldi, et me saame aru, kuidas sa motiveerid mehi tööle, lasti ülevalt alla pilguga, aga kuidas naisi meie kollektiivis, mis on rohkem, sa motiveerid tööle, seda me ei näe. Selles mõttes, okei, fine. Et kuna seal on valla omavalitsustes on enamasti naisi, ju siis minu välimus oleks võinud neile ebamugavust tekitada, mis oli väga-väga huvitav kogemus. Ja lõpuks reaalselt nad valisidki selle mehe, aga see mees 2 kuud oli veel ametis ja tervet meedia kajas, sellepärast et ta ähvardas kedagi püstoliga maha lasta. Ehk siis, et ei lõppenud sellist nende jaoks. Ja pärast seda tuli naine neile vallavanemaks. Aga ma olin juba siis rase ja beebiga kodus, nii et lõppkokkuvõttes ei olnud nagu üldse
vale ega õige, sellepärast et elu pidigi niipidi minema. Aga see on alati sihuke huumoriga koht, mida jagada, et kui sa nagu vaatad, mõtled, et mida juhi puhul hinnatakse. Jah. Me liigume nüüd siin tagasi tegelikult hästi tugevalt jälle sinna teadliku ettevõtluse Maslow sinna, ega me sellest nii-öelda ei pääse. Ehk siis, et me liigume sinna tagasi ja minu nagu mõte teile või ettepanek lihtsalt, et saate pärast nagu loomulikult reaalses elus katsetada, kuidas ja mismoodi te tiimi kaasate. Ei taha niimoodi tulla, ma panen niimoodi. Ehk siis, et minu soovitus on esimese asjana kaasata tiimi sinna taha tegevustele, protsessidele, mis toovad raha sisse. Ehk siis, et meil on hästi palju Eestis sellist assistendikultuuri, virtuaalseid assistente ja reaalsus on see, et ettevõtte juhid maksavad assistentidele kõik arved ära ja iseendale töötasu ei maksa. Sellepärast, et nad nagu kuidagi väärtustavad seda assistendi tööd eest, nad peaks palka maksma, nad ei taha oma mainet kahjustada, aga nad teevadki üle iseenda selle. Ja assistendile siis delegeeritakse kõik need töölõigud, mis sulle endale ei meeldi kõigepealt ära. Aga jah, sa võid loomulikult delegeerida need asjad, mis sulle ei meeldi, aga jäta assistendile üks ülesanne, mis reaalselt tema tegevuse tulemusena toob raha sisse. Ehk siis, et esimene tiimiliige võiks otseselt sul raha sisse tuua, mitte olla kuluartikkel. Seepärast, et hästi puht pragmaatiliselt sa hakkad automaatselt, kui sa oled varem harjunud seda töölõiku ise tegema, siis su sees, kui see töölõik tuleb, klient kirjutab, kuule, mul on vaja seda, siis sa mõtled, okei, mul on võimalik sellele inimesele anda see, aga samas ma võin selle ise ära teha, ma hoian raha kokku. Ehk siis, et sul tekib see võrdluskoht ja ma julgustan valima selliseid protsesse enda tegemistes, mis toovad raha sisse ja mingit töölõiku sa saad delegeerida. Tervet kompotti ei ole mõtet alguses delegeerida, sest sa ei ole valmis veel kontrollist lahti laskma. Kui sul ei ole varem tiimi olnud, sa lihtsalt ei ole valmis ja sa testid iseennast ja selle inimese valmidust sinna töölõiku. Et igas valdkonnas on olemas töölõike, mida saab jupitada nii, et keegi teine saab mingit osa ära teha. Ma olen veendunud. Näiteks raamatupidamise teenuse puhul tavaliselt automaatselt inimesed eeldavad, et raamatupidamise agentuuri meeskonna kaasamisel tähendab seda, et ma võtan raamatupidajad tööle, kes saavad endale kõik kliendid ja nad teevad algusest lõpuni kliendiga suhtluse ära. Ei, mina ei olnud valmis nii tegema. Ma leidsin protsessi ehk siis sisestaja töö, alustasin sellega, et nad hakkasid sisestama ostuarveid, müügiarveid ja mina kord kuus vaatan asjad üle, sest ma olen vastutav isik, minul on kliendiga nagu koostööleping, vaata. Ja samm-sammult raamatupidamise assistendi rollid mul kasvavad. Et see kohe, et ma leian inimese, kes hakkab minuga koos minu ettevõtteid, et jaotame kliendid ära, on ju. Noh, et võib-olla ma olen liiga kontrollifriik, aga mina ei suudaks seda teha. Ehk siis, et ikkagi seal on nagu siuksed, sa ei tea selle väärtussüsteemi teise inimese oma, kuidas ta suhtleb ja kas klient on valmis seda, sest klient on alguses tulnud ju sinu juurde, mitte selle sinu tiimikaaslase juurde, on ju. Et proovige leida sellest raha sisse toovast tegevusest mingi konkreetne töölõik, mida sa saaksid ära delegeerida ja hinnastamine võiks olla selliselt, et iga kord, kui su tiimiliige teeb selle töölõiku ja sa maksad selle töölõigu hinna nii-öelda alusel, siis sa ei jää kahjumisse. See on ülilihtne viis nagu alguses tiimi kaasata. Et iga kord, kui mu raamatupidamise assistent dokumendi sisestab, siis mina korrutan selle 3 ja esitan kliendile arve.
aga see eeldab seda, et mu kliendiga hinnastamine on samal alusel, mis mul assistendiga maksmine on. Et seal ei oleks seda, et ma kliendiga mul kuutasu ja assistendiga on tükitasu, vaid see ongi sama. Ehk siis, et kui mul on kliendiga tunnitasu, siis assistendiga on ka tunnitasu arvestus. Et ühesõnaga, et mul tekib suhteliselt kiiresti kindlustunne, et see assistent ehk siis tiimiliige toob mulle raha sisse ja vabastab minu aega. Loomulikult te võite Exceleid ja tööaja asju, mul on juures ka kõik asjad, ehk siis ma sain aru, alguses ma vajasin enda jaoks, et kas üldse sisestaja kaasamine kliendi juurde hoiab mu aega nagu vabastab või mitte, on ju. Ja siis ma suhteliselt kiiresti sain aru lihtsa monitoorimisega, et iga kliendi lõikes, kui kaua mul ühes kuus kliendi jaoks aega läheb, versus see, et kas sisestamise teeb keegi teine versus mina. Ja sa võid koheselt aru saada, et kui on sisestaja, mis see teeb keegi teine, minu tunnihind selle kliendi peale tõuseb, sest ma pean selle kliendiga vähem tegelema. Et proovige leida see töölõik ja hinnastamine selliselt, et iga tema tegevus toob sulle kolmekordselt. See on seesama tööandja töötaja vaade, vaata see mõtlemine jääb. Mõtlemist ei kaota ära, aga see koostöö on väiksemamahulisem. Ta ongi niimoodi nagu 0,1 ja nii edasi. Et see on üks viis leida endale kaasata, alustada tiimi kasvatamist. Teine viis on testperiood või partnertehing, mida tänapäeval päris palju kasutatakse ka. Ehk siis, et kui sa tahad nagu, üks on siis see spetsialistide meeskond, see on siis raha sisse toov tegevus, on ju, aga siis tulevad need kõik, see on tegelikult, jah, ta on lihtsalt mul siin ees, et siis tulevadki see tugimeeskonna puhul ongi siis need turundajad, on ju, turundajad, müügiesindajad, siis raamatupidamine ja nii edasi. Et ta on tugifunktsioon, et ta ei tee sinu tööd ära, aga ta toetab sinu tööprotsessi, et sina saaksid rahulikult teha seda oma tööd, on ju. Aga siia ma isegi alguses soovitaks leida partnertehing või siis testperiood. Ja põhjus on lihtne, et sa ei tea, mida sa tahad. Sa juhina, eriti kui sul ei ole varem olnud eraldi turundajat, sa ei ole juhina olnud ise selles ettevõtja positsioonis, siis sa ei tea täpselt, mida sa tahad ja vajad. Sa võid teada, milliseid postitusi ja kui tihti ja kas ta uudiskirja teeb või mitte. Aga kuidas ta suhtleb sinuga, kui tihti ta küsib, mis küsimusi ta küsib sinu käest, seda sa veel ei tea. Sa ei tea, kuidas sa iseennast saad toetada teie koostöös, et kuidas see sinu juhtimine käib. Mul on nii palju erinevaid turundajaid olnud ja ma ise siiamaani üllatun, milline turunduskoostöö mul praegu töötab. Ma ei oleks kunagi arvanud, et mulle selline turunduskoostöö töötab. Kui oleks keegi mulle 4 aastat tagasi, kui ma alustasin aktiivsema turundamisega sotsmeedias, keegi oleks öelnud, et kuule, et su turundaja teeb neid asju, sina teed neid asju, ma ütlesin ma ei tee, sellepärast et need osad, mis ma praegu teen, tundusid 5 aastat tagasi mulle need, et vastupanu oli sees, et ma ei tee kunagi neid, need on kõige nõmedamad töölõigud. Mina ei hakka turundust tegema, ei. No tuleb välja vastupidi. Ehk siis, et see minu kontrollifriik sai hoopis teistmoodi ressursiks muutuda. Alguses ma alustasin turundajaga sellega, et leidsin suvalise turundaja, meil on Facebookis igal pool ägedaid gruppe, panen tavalise selle tööpakkumise üles, nii kandideerime, on ju, vaatan, kellel mis portfoolio on ju, tundus see äge, on ju, davai, hakkame tööle. Reaalsus on see, et ta küsib minu käest 100 asja ja ma ei jõua lihtsalt vastata. Ma lihtsalt ei jõua muude tegevuste kõrvalt vastata. Ehk siis, et see raha sisse tulev tegevus hõivas kogu mu aja ja selleks mul oli ju vaja turundajat, et keegi tegeleks turundamisega samal ajal.
aga et turundaja ja onboarding tiimi võtab aega. Ja kui ma ei ole tegelikult valmis teda onboard ima korralikult tiimi ja kogu mu aeg läheb spetsialisti töö peale, siis ta võib olla maailma kõige ägedam turundaja üldse. Ta ei saa oma tööd teha, sellepärast et ma ei anna sisendit. Ta ei suuda seda sisendit ise leiutada lihtsalt. Alguses mitte, pärast jah, aga alguses mitte. Siis ma mõtlesin, okei, pekki, et ta teeb midagi, aga samas kõik need postitused, mis ta teeb, mind ei kõneta. Ja noh, kui ma vaatan statistikat, siis mu kliente ka ei kõneta. Noh, sellepärast, et kui nad juba ei ole minu jaoks nagu autentsed, siis suure tõenäosusega minu persoonibrändi need ei toeta, vaid vastupidi, tekitavad mingit üleliigset müra, mis inimesi paneb unfollow põhimõtteliselt tekitama, sellepärast et jah, nad on ilusad ja toredad, aga neil ei ole sisu, seda nagu essentsi sees. Ja see on tihti ka, jälle mul on nii head näited oma enda klientide puhul, ma näen ju, kuidas nad oma turundajaid tiimi kasvatavad. Ehk siis, et see on nagu põhiline, et Triin, miks ma käsen oma turundajal seda teha ja siis, kui ta teeb, see ei ole ikka nii, nagu ma tahtsin. Ja see ei ole ikka nii, nagu minul oli, nagu silmisi oli. No ei saagi olla, sellepärast et see võtab aega, et ta ei ole selgeltnägija, see turundaja on ju. Ta võib oma töös hea olla, võib ka sitt olla, et selles suhtes see, noh, sa võid ka esimese korraga väga nagu jutulinnu leida, mitte sisulise töö tegija. Nii, järgmine etapp oli siis mul selline partnertehingu etapp. Partnertehing on siis teenus teenuse vastu. Ehk siis, et tema oli siis turundusspetsialist ja mina siis pakkusin kas raamatupidamise teenust või coaching'u teenust vastu. Ja me tegimegi niisuguse nagu partnertehingute puhul alati pange ajapiirang peale. Muidu teil lihtsalt see koostöö vajub ära. Ehk siis näiteks järgmised 4 kuud või 6 kuud teeme niimoodi, et ma olen sinu coach, kord kuus coach in sind ja me lepime kokku, kuidas sa mind turundad, mis need postitused, asjad on. Ehk me raha vahele ei pane, me proovime sellist koostööd. Ja sisuliselt, mis te teete, te õpite ka üksteist inimesena tundma, sellepärast suhtlusmoment on rohkem. Ja alati pange ka periood juurde, et see on tänapäeval tegelikult väga levinud ja eriti, ma ei taha olla stereotüüpne, aga naised on partnertehingus väga palju ülepanustajad. Ehk siis nad alati annavad rohkem ja panustavad rohkem. Et seal on väga ilusaid koostöid ka mul tekkinud, et kuidas algus on partnertehingust alguse saanud ja ta ei ole mulle kuluartikkel, ma ei pea analüüsima, kas ta viib mu raha välja ja kas tema töö on efektiivne või mitte. Seal on pingevabam see asi ja ma saan seda asja teha. Ja täpselt samamoodi, kui me räägime turundusest, aga müügist eraldi, siis müügiesindaja või noh, müügiinimese kaasamisel võtke tugevalt nagu tulemustasupõhine lähenemine. Ehk siis, et mina täiega soovitan sellist ja Eestis on ägedaid noori inimesi, kes on valmis tulemustasu pärast rohkem pingutama kui mingi fikseeritud tasuga. See ei eruta neid absol nagu, et nad tahavad ka näha, et nende tegevus toob tagasi. Ja mu praegune viimane see tiimi kaasamine, Evelin, ta ütles reaalselt, et ta on läbi aasta minuga erinevaid projekte teinud ja ta ütles ausalt peale seda esimest aastat, ütles, et tead, Triin, üks asi on mul kripeldama jäänud. Ma teen sulle kõik neid asju ja tööd ja sa maksad mulle, aga need kõik sündmused, mis ma teen ja korraldan, aitan sul korraldada, on tasuta. Ehk siis ma ei näe, kuidas minu töö sulle raha sisse toob. Ja tänapäevase noorte puhul nad peavad nägema, et nende tööl on nii sisuline kui ka rahaline väärtus. Mitte, et ma rööviks tema pealt, vaid ta peab nägema, et seal on mingi väärtus, et ta ei ole ainult mulle kuluartikkel. See on minu jaoks nii äge nagu mentaliteedi muutus, mis noortes on, et nad tahavad näha, et nende töö toob tulemuse ja nad on kasulikud ja vajalikud ja samas nende töös sõltub ka nende sissetulek. Sellepärast neile sobib see tulemustasu. Et või siis, kui sa alguses tunned, et okei, ma ei leia võib-olla nii head müügiesindajat sellise
kokkuleppega, siis pane mingi miinimum kuutasu, ehk siis näiteks 200 eurot on iga kuu kuutasu, pluss siis 10% või 20% müügitulemuste pealt. Ja ise otsusta, näiteks praegu ongi kuskil 20% tulemustasu on väga okei. Noh, mingid, ma tean ju, kuidas, mis keegi maksab, osadel on 30%, et see on nagu sihuke, noh, suurem. Ja siis sa otsustad, kas on 20 või 30% kasumi pealt, tehingu kasumi pealt, et ta ei müü seda tehingut nii-öelda soodsalt ära, või siis see on tulu pealt. Ja see on kokkuleppe koht, väga lihtsasti tehtav. Ehk siis, et ma julgelt nagu pluss baastasu, et see töötasu osa on nii mänguliseks läinud tänapäeva majandusruumis. Inimesed on valmis mängima seda kaasa, sellepärast et nad ei ole valmis ainult ühe ettevõtja, tööandja jaoks panustama, nad tahavad ka oma ellu vabadust. Nad tahavad ise otsustada, millise kliendiga, mis päeval nad tegelevad, nad ei ole valmis hommikul minema kogu aeg ühe näo juurde ja olema õnnelikud, et jess, sa oled mu boss, noh. Et tahavad seda mitmekülgsust ja sellised kokkulepped annavad. Ja alati kasutage testperioodi, et mul ongi tavaliselt kas siis 3 kuud või 6 kuud. Ma ütlen, et 3 kuu pärast me vaatame üle meie kokkuleppe. Ehk siis, kui vanasti oli töölepingus oli siis katseaeg, tavaliselt 4 kuud maksimum on ju, siis minul on see testperioodiks, et 3 kuu tagant me vaatame üle meie kokkuleppe ja kas me vajame sinna midagi muudatust. Et täpselt samamoodi ja see muudatus on mõlemapoolne. See ei ole see, et mina ütlen, et sina tegid neid asju sitasti, kehvasti ja need asjad sul tulevad paremini teha. Ei, see on ka koostööpartner ütleb, mida sina juhina talle valesti tegid ja mis asjad, töölõigud võiksid olla paremini kommunikeeritud. Ehk siis see test, see nagu kokkuleppe vestlus peab olema kommunikatsiooni parendamise eesmärgil, mitte üksteise töö mahategemisel eesmärgil. Et siis see asi liigub kuskile ja siis sul tekib ka endasse kindlus, et okei, ma võin seda nagu nii-öelda, siis me võimegi ühiselt kokku leppida, et me lõpetame selle koostöö ära. Ja siis see koostöö lahkuminek ehk lahutus on väga emotsionaalselt lihtne. Ta ei ole vägivaldne kummagi poole puhul, sest see on ühine kokkulepe. Sest me mõlemad teame, mis on nihu ja mis on need asjad, mida me ei suuda koostöös toimima saada. Ja siis me mõlemal on vaba valik otsustada, kas me jääme või liigume edasi oma eluga. Et mulle nagu väga meeldib selline. Jah, ma tean, minu kontrollifriik on siin väga chill, mina ei tee lepinguid koostöö suhtes, mul ei ole ühtegi lepingut inimestega, sellepärast et jah, mul on eelmine aasta, see hooaeg oli väga palju mu tiimis inimesi, kes ütlesid, et Triin, tee leping, ma tahaks sinuga lepingut. Et aga ma ütlesin, et minu jaoks leping ei lahenda probleeme, vaid ma võin sulle meilis kirjutada täpselt need lepingu tingimused välja, et see ei pea olema lepingu formaadis, et noh, ühel on kohustused, nõuded ja nii edasi, vaid meil on detailselt kokku lepitud, milles me kokku leppisime, et see on detailidena olemas. Aga teine asi, miks mul ei ole nagu lepinguid, ongi siis see, et kui asjad hakkavad nihu minema kummagi poolt, siis ma tahan, et inimene räägiks reaalselt. Ja mina juhina toimin, vaata, see on täpselt see, et versus see, et alustava juhina ma ei teadnud, mida ma vajan. Reaalselt nüüd ma tean, et iga kord, kui mul on uue inimese onboarding, siis ma lepin temaga koosoleku ajad järjepidevalt kokku. Sest et muidu ma ei vasta talle Messengeris, ta võib mulle igasuguseid huvitavaid kirju saata, ma lihtsalt ignon. Sest et see ei ole minu prioriteet. Aga kui ma kord nädalas alguses, näiteks esimesed 3 kuud, saan kord nädalas tema koosolekul kokku, siis ma olen nõus temaga neid asju arutama ja vaatama. Ja siis ma näen ka koheselt aru, kas on reaalselt, kas see koostöö töötab või seal on mingi kala sees, mida ma näen, ma lasen kassi hukka,
et kala sees, mida ma näen ise ka, et meil kommunikatsioonis on mingi error, midagi on ta sees, ta ei luba välja, onju. Ja siis koosolekul on ka mul ruumi küsida tema käest, et kuule, räägi, mis sul toimub, mis teema on. Et minul on lepingute asemel järjepidevad kohtumised inimestega. Ma arvan, et see on parem kui paber. Suhelda inimestega. Aga te võite netist leida igasuguseid koostöölepinguid, business to business koostööd ja asju, et selles suhtes see ei ole keeruline. Ja kui sa tunned, noh, näiteks Maris, kellele meeldib kirjutada, et siis sa võid vabalt lepinguga teha, noh, kui see on sinu viis läbi mõtelda. Nii, mulle üldse ei meeldi kirjutada, mulle meeldib ideid paika panna, aga see, mis vormistus on ja sõnastus, aga järelikult ma seda pean hästi palju tegema. ChatGPT aitab ma ka hakkan leida lepinguid abilisi. ja ChatGPT-ga teete, aga kindlasti lepingute puhul üldse, me raamatupidamise maas räägime rohkem, lepingute puhul on ülioluline jätta sinna alles ainult see, mis on oluline. Ehk siis, et tihti inimesed topivad igasuguseid klausleid, mis nad arvavad, on juriidiliselt olulised. Lepingus ei ole ühtegi klauslit, mis on juriidiliselt olulisem sellest, et sa saad aru, mis seal kirjas on. Et need klauslid tekitavad pärast probleeme. Mul üks viimane kogemus oli Erasmuse projektiga. Ma pidin sinna võtma võslepinguga, ma ei tohtinud teha ettevõtjatega koostööd, seal pidi olema lepinguga. Ja sellepärast mul mõned töötajad mingiks perioodiks olid, sellepärast et Erasmuse rahastustingimused nõudsid seda. Ja siis tegin sellise lepingu, et ma noppisin välja kõik muud asjad nagu, mis ma tundsin, et ei ole nagu vastavuses selle töö sisuga, mida see inimene tegi. Ja lõpuks Erasmuse kontroll ka oli üllatunud, et ta ei saanudki ühestki punktist nii-öelda kinni võtta, et ütelda, et see leping ei kehti, et tema jaoks oli, seal oli mingid kahtluse kohad. Ja siis ma sain ikkagi täiesti aru, et lepingusse saad paned ainult need punktid, millesse sisuliselt mõlemad osapooled aru saavad. Ja sinna ei ole vaja juriidiliselt mingeid punkte lisada igaks juhuks. Kui sa ei saa sellest igaks juhuks aru, siis lõpuks see võib keerata su vastu. Et mingi juriidiline punkt. Aga ChatGPT aitab lepinguid koostada väga ilusti, aga sisu vaadake üle just see, et oleks konkreetne sinupõhine. Nii. Ja kas ma võin küsida? Ei, ma just mõtlen selle, et sa oled nii pikalt nagu töötanud koostöös inimestega, et lihtsalt see kontroll nii-öelda friiksuse lahti laskmine, et mis sa oled või kuidas sa oled enda jaoks leidnud mingid võib-olla viisid, et kuidas nagu usaldada rohkem ja siis andagi inimestele võib-olla siis näitamise või võimalust, on ju, et nad ise ka tunnevad, et okei, et ei ole pidev sihuke kontrollimine või kuidagi nagu seda saad natuke lahti arutada äkki veel. See ongi see iseenda juhtimise strateegiad. Ehk siis, et kontroll kikib sisse, kui ma ei tunne ennast turvaliselt, emotsionaalselt ma olen katki või siis mul on igav. Eneseteostus asend, mul ei ole eneseteostust, siis mul on igav. Ma olen aru saanud, et siis kui mul on üks nendest kolmest asjast, siis ma tikun segama kõikide oma tiimiliikmete tööd. Et mul on igav, ma olen emotsionaalselt tegelikult overwhelmed, võtame selle nagu tunde kokku. Põhiline, mis mul tekib, frustratsioon on ka teine, sihuke rahulolematus. Ja esimene on siis see turvatunne, ehk siis, et raha ei tule piisavalt sisse, et ma saaksin arved ära maksta, mul see rahaline turvatunne kaob ära. Et ma tajun, et iga samm ma lähen lähemale mitte paremale kohale, vaid pankrotile enda peas vaata. Nii. Ja lahendus ei ole inimeste nii-öelda, kuidas ma ütlen, kui ma neid kolme asja kogen, siis lahendus ei ole sellest, et ma lähen oma tiimi liikme juurde ja palun, et tema fiksiks minu jaoks selle kogemuse ära. Vaid ma küsin endalt, mida mina vajan. Vajan muutuseks. Ehk siis, et see kogemus muutuks minu jaoks, et ma ei tunneks, et me liigume pankroti poole, et ma ei tunneks
frustratsiooni või siis niisugust nagu rahulolematust ja mul ei oleks igav. Et mis ma vajan selleks, et seda tunnet enam ei oleks. Ja kui mul on see selge, siis ma alles lähen tiimi juurde ja ütlen, et kuule, kas sa oleksid valmis katsetama seda, et ma proovin enda jaoks mõtelda läbi, mis mind päriselt häirib. Tegelikult mind ei häiri see, kuidas Evelin teeb neid asju või mitte. Minu sees on mingi tunne, isegi kui ma palun Evelin need asjad ära teha, siis see tunne ei muutu. Et noh, see on see esimene vihje, et kui ükskõik kuidas inimene pingutab ja see tunne mu sees ei muutu, siis järelikult see ei ole inimese tööga üldse seotud. Et see on vaja minu enda sees läbi mõtelda ja mul on vaja väga, mida ma tahan täpselt. Ehk siis, et see ongi nagu see, et ma väga täpselt teadma, mida ma tahan. Ja praegune turundaja muideks ongi nii, et koostöö ongi selline, et sisuliselt alguses me tegime filmimise päevi, ta tuli, tegi minuga koos kõik need reelsid ära. Jah, tore. Siis ma olin seal kohapeal, ma olin sätitud, tegime materjalid, mul olid enne välja mõeldud stsenaariumid, seepärast et ma olen tantsuõpetaja ja koreograaf, mulle meeldis reelsid stsenaariumid, minu jaoks on see nagu loominguline väljund. Läbi mõtelda, kõik oli fun, aga mingi hetk ma tundsin, Ja miks praeguse turundajaga koostöös sobib, on see, et talle sobib muuta formaati. Tal on jumala fine, ta ei jää kinni sellesse, mis me kunagi kokku leppisime, et me teeme koostööd sellisel viisil. Ja sellepärast ta töötab. Ja minule ka meeldib alati formaate muuta. Ja siis mingi hetk oli see, et ta käis mulle kogu aeg ajudele. Tal oli mingi sisuplaan. Mul oli varasematel turundajatel oli ka igasuguseid ägedaid sisuplaane. Me tegime pikki koosolekuid, kuidas sisuplaane teha. Need olid üligeniaalseid ideid. Mul on terve drive ägedaid sisuplaane täis. Emotsioonide, värvide, psühholoogia, kõik nagu täis tipptase minu silmis on. Aga mis reaalsus 1% nendest sisuplaanidest nägi päevavalgust. Ehk siis jälle, jah, geniaalsed ideed, tore on, aga need ei jõua välja ja turunduse eesmärk on jõuda ikkagi nähtavale. Ja siis ta ka kurnas mind sellega, siis ta ütles ka, et nii, ja mulle meeldib, et tegemist on ikkagi Ilona Tint, ehk siis, et ta on mentor ka, küsis väga konkreetselt, nii Triin, mida sina vajad? Vaata, täpselt samamoodi. Ehk siis, et ma unustasin iseendalt küsida, mida ma vajan ja mida ma tahan. Et mida ma vajan ja siis ma ütlesin, et tegelikult mulle meeldib asju läbi mõtelda, aga ma ei taha olla selline turundaja, kes teeb nii, nagu teised teevad, et ma tahan mingit kiiksu, et mu turundus oleks teistmoodi. Nii. Ja ma pakkusin talle ise hoopis kõik need mõtted välja ja tema ülesanne oli vaimustuda sellest ainult. Ehk siis ma sain vaikselt enesekindlust tagasi. Põhjus, miks ma turundusega ei tahtnud ise tegeleda, oli see, et ma olin ebakindel. Mina ei oska visuaalselt tugevaid postitusi teha. Ma ei oska üldse turundust, ma ei tea mitte mõhkugi, ma olen täis ebakindlust turundusega kontekstis. Ja mida tema praegune turundaja tegelikult andis, oligi, ta kasvatas mu enesekindlust. Ehk siis, et kui me kaasame tiimiliikme valdkonda, mida me ise ei tunne, siis meie ebakindlus teeb meile väga suure karuteene. Ehk siis, et sa võiksid leida selle tiimi inimese, kes kasvatab sinu enesekindlust selles uues tundmatus maailmas. Mina olen raamatupidajana tavaliselt see, vaata, tiimiliige ettevõtja jaoks on. Kasvatan selle ettevõtte juhi sisemist enesekindlust tema rahaasjadega. Jah, ma panen need dokumendid sinna sisse, aga tegelikult ma pakun talle sisemist enesekindlust ja kui meil on vaja delegeerida mingi ebamugav asi ära, siis meil on vaja tegelikult enda sees kasvatada oma sisemist enesekindlust, see valdkond teha enda omaks ja siis ta on ükskõik. Mul võib praeguseks tulla, ma arvan, kui Ilona ütleb üks päev, et kuule, Triin, et ma tean, et ma olen ainukene turunduse klient talle, kes on jäänud, et teistele ta rohkem ei tee, sest et tal on enda kogukonnaga nii palju tegemist. Kui ta ütleb mulle, kuule, Triin, et ma ei saa, et ajaliselt ei vea välja sinuga enam koostöö. Sisuliselt mul võib tulla suvaline tänava pealt ja me saame turundust jätkata nii, nagu, et inimene, kes jälgib mind sotsmeediast, ta ei saa aru.
et see, noh, et sa lõpuks peakski jõudma oma delegeerimistega sinna faasi, et sul on olemas süsteemid, mis on ehitatud siis selle esimese inimesega koos. Spetsialistide poole pealt sa peaksid enne juba ehitama. Ehk siis, et mulle nii meeldib Erik Edmidas, temalt aastaid tagasi ma sain selle Erik Edmiades, vist on tema nimi, ja Freedom Business Academy või mingi, et ettevõtlusvabaduse teema, ettevõtlusvabadus tegelikult algab sellest, et sul on kõik protsessid kaardistatud selliselt, et kui sinuga midagi juhtub, sa saad selle delegeerida väga lihtsalt. Selle asemel, et mul on mingid ägedad sisuplaanid, on mul failitopis täis igasuguseid süsteeme, et kui mul midagi juhtub, siis ma saan ühe telefonikõnega kõik asjad ära mängida nagu. Noh, ma olen natuke morbiidne tüüp, ma olen isegi välja mõelnud täpselt, et kui ma ära suren kuskil välisreisil, siis Mirjam teab täpselt, kuidas, mis asjad on ja mul mehel on paroolid olemas ja nii edasi. Ehk siis, et see nagu, kui midagi on, mu ettevõtte tegelikult süsteemid kannavad seda veel mingist inertsist edasi. Et ma saan olla eemal, et kui mul on vaja. Ja see ongi minu jaoks ettevõtlusvabadus, ettevõtlusvabaduse esimene tase on ju. Et samal ajal ongi siis ehitad üles süsteeme, et sisuliselt see delegeeritav töölõik on tulevikus väga lihtsasti delegeeritav uuele inimesele. Ja see annab sulle ka selle kindluse, et sa ei klammerdu sellesse tiimi liikmesse, ta ei ole asendamatu. Aga samas ta peab tundma, et ta on oluline, et ta ei ole lihtsalt kohatäide, et tema aitab sul ehitada seda süsteemi üles, ega ma üksi neid kodus ei ehita, ma ikkagi ehitan tiimiga koos ja noh, mul ongi sellised Trello asjad on ju ja kõik kaardid ja kõik siuksed asjad, ehk siis mul on nagu ülevaade olemas töölõikudest. Tänapäeval on nii ägedaid tehnilisi võimalusi tegelikult, kuidas asju kaardistada on olemas. Vanasti sa pidid tegema käsitsi neid asju, on olemas mingi plugin, põhimõtteliselt paned ülevalt käima, ta teeb sisuliselt sulle, võtame midagi, mis teid ka kõnetab, võtame salvestuste järeltöötlus. Ehk siis mul on olemas igaks juhuks, kui ma ei saa teha seda salvestuse järeltöötlust, ma panin selle plugina lihtsalt salvestama, ta näitab, kuhu mul vajutada on, mis asjad on ja nii edasi. Ja see käib kõik automaatselt. Ja see on ka mu enda jaoks sihuke nagu back-up, kui mu aju ei ole terav, siis ma saan ka iseennast kontrollida, kui ma hakkan vigu tegema. Raamatupidamises on see olulisem teema. Sa hakkad mingi hetk vigu tegema mahu pealt lihtsalt. Et tänapäeval on ülioluline mõista, et mis need süsteemid selle tiimi töö taga on. Ja sealt see kontroll saab sealt ka lahti lasta, kui Susanne küsisid, see kontrolli friigi koht. Kontroll saabki minna sinna ressursiks, et kontrolli friiki lasta sellistesse süsteemidesse ehitama on nagu üliõige koht. Ta ehitab nii ägedad süsteemid ülesse ja sul on nagu tiimiliikmel on väga lihtne ka mõista, mida sa vajad ja tahad. Ja praegune turundaja ongi siis see, et ma saadan talle, meil on pigem rütm, ta ütleb ka, et ta mul lihtsalt orav, ta sisuliselt sisu ei tooda mulle, mul on endal nii geniaalsed ideed, ma kirjutan kõik tekstid ise valmis, tema teeb visuaalid taha, saadab mulle enne visuaalid vaatamiseks, ma ütlen jah või ei, lähtuvalt sellest, kas seal on nagu mingi asi häirib või mitte. Nii et hoopis selline koostöö, et ma teen palju rohkem turundust täna kui alguses. Aga see turundus on minu jaoks just see põnev osa ettevõtlusest praeguseks. Et see aitab mul müüa. Nii, mõtle, mis see veel võiks olla selline, mida ma olen õppinud tiimi puhul. Eriti kui sul on naistest koosnev tiim, siis märka, et naine on tervik, ta ei jäta oma koduseid probleeme ukse taha. Ehk siis, et
et väga palju lihtsam on koostöö siis, kui sa mõistad ja näed. Mina kahjuks või õnneks, nüüd ma olen rahu teinud, satun inimeste eludesse siis sellel hetkel, kui neil on väga keeruline muutuste periood, kas nad lahutavad või siis mida iganes. Et ja ma pean leidma selle tasakaalu, kuidas juhina olla piisavalt empaatiline, aga saada see tulemuse, vaata. Et see ongi see, et see empaatia ja tulemusele orienteerumine, et see orientatsioon või efektiivsus, et see oleks tasakaalus. Et see on nagu oluline, et mida jälgida, et sa ei saa empaatiat välja lülitada. Ja viimasem asi, tööriist, mida ma kasutan, mis minu jaoks on väga palju muutnud lihtsamaks tiimi kaasamist, on siis human design. Ehk siis, et human designis, nii kui mul tuleb uus inimene tiimi, ma küsin tema käest kaardi ja ma vaatan tema sünniristi üle. Varasemalt ma tegin numeroloogiaga seda, vaatan tema sünniristi üle. Ja kui tema sünnirist on, võtame siin mingi, ChatGPT-ga saab ka ilusti nagu, kuidas ma ütlen, saab ka teha, on eraldi siin, saab ka niimoodi teha, et ma panen enda human design'i ja selle inimese human design'i sisse. Sellega ma tegin Kristiga, mis see vist jah. Ma panen sisse ja ta toob välja, mis meie koostöö nii-öelda võimalused on ja mis meie koostöös on need riskikohad. Ehk siis, et nii, ma kohe otsin ta ülesse. Nii. Vaatame. Ehk siis, et siin on siis välja toodud, et ta ongi, mis rollid ta on ja millest rolli teda mitte panna. Ehk siis, et mul on lihtsalt see teadmine, mitte, et kui ma olen võtnud ta projekti juhiks, on ju, ja siis ChatGPT ütleb ja human design ütleb, et ära pane teda sinna, aga inimene on just tulnud sinna, ta tahab selles rollis. Aga siis ma tean, et teda ei aita edasi detailidesse keskendumine, vaid ma annan talle, kui ta on segaduses, ma annan lihtsalt korra suure pildi ette ja ta saab lihtsamini edasi liikuda. Et see ei tähenda seda, et ma nagu ütlen ei või ja, vaid pigem vastupidi, et siis see tähendabki seda, et ma nagu olen teadlik, mis teda toetab ja mis temaga koostöö muudab keeruliseks. Ja noh, human design on kahjuks või õnneks sinu potentsiaali näitamine. Ehk siis, et kui sa näed, et inimese human designi kaart on üks täiesti teistsugune sellega, milline inimene su vastu vaatab oma hirmude ja oma lugudega ja mis juttu ta räägib, siis sa saad aru, et võib-olla see human design, ta ei ole veel valmis sinna potentsiaali astuma. Ja sinu enda otsus juhina on see, kas sa aitad tal seda teha, ehk siis, et see on see koostöö, et sa suunadki teda sinnapoole, te mõlemad, see on kahepoolne otsus või siis vastupidi, et sa ütledki, et kuule, et ma näen, et sul oleks võimalik siin olla ja kui tema ütleb, et ei, mina tunnen, et ma ei ole valmis selleks ja ma austan tema otsust. Ja tavaliselt me jälle täpselt samamoodi, ma ei võta seda inimest enda tiimi konkreetselt tööülesannete jaoks, nagu ka klient ei tule ainult sellepärast, et ta tahab mult raamatupidamise teenust. Ma võtan ta tiimi sellepärast, et ta annab mingi ligipääsu minule, minu sees. Ehk siis, et kõik inimesed, kellega me koostööd teeme, ta avab mingi minu sisemise kvaliteedi juhina, mida ma ei ole ise varem kasutanud. Proovige seda ka mõtelda natukene. Et te võib-olla märkate, et mingites tiimikooslustes te olete täiesti huvitavas rollis ja teil on väga lihtne seal olla. Ja mingites teiste inimestega te võtate grupis hoopis teise rolli. Kui mul on vaja mingeid asju, ma näen, et näiteks mul on vaja uued kursused ja veebikeskkond juurutada, siis ma leian inimese, kelle juures mul on automaatselt, ma võtan selle rolli, mis mind viib lähemale tulemusena. See on sihuke teadlikkuse sihuke masterclass. Ehk siis, et minu jaoks ma ei võta neid inimesi tiimi
selleks, et nad teeksid oma tööd, vaid nemad aitavad mul, annavad nagu võtmekimbu mingile sisemisele kvaliteedile juhina, mida ma ei ole julgenud enne võtta rolli vastu. Kõik need skriptid, kõik need süsteemid ei ole võib-olla alguses kõige loomulikumad asjad olnud minu jaoks. Aga kui mu ümber on inimesed, kellega ruumis ma hakkan kohe süsteemselt mõtlema ja iga liigutust hakkan kohe scribe ima, siis järelikult see ongi see inimene, kellega ruumis ma pean olema. Et vaadake, et millise sisemise kingituse see inimene avab sinu jaoks. Millise kvaliteedi, ma mõtlengi, et see on see kvaliteet, ja kui me rääkisime ka diskanalüüsist, on ju, see on see kvaliteet, mida see inimene ruumi toob ja millise koha ta sinus avab. Et kui me räägime diskist, siis ongi see, et kui inimene on ümber, see inimeste inimene loob mulle hästi mõnusa, sihukese mõnusa ruumi, siis ma saan täiega olla sellepärast ma olen nii tunnustatud ja tänulik ja hoitud ja siis ma julgen täiega särada ja siis ma teen igasuguseid ägedaid projekte. Et milliseid inimesi te vajate enda ümber selleks, et te saaksite liikuda kiiremini ise edasi sinna, kuhu te tahate liikuda. Ja selleks liikumiseks ei ole vaja mingit töölõike ära teha, vaid selleks liikumiseks on vaja sisemiselt kasvada sinna kohta ise ka. Et ma saan öelda, et ma olen ettevõtja, kellel on meeskond, ma olen hea inimeste juht, versus see, et mul ei ole ühtegi inimest, on ju. Et see on nagu minu jaoks sihuke praeguse mängumaa, millega ma juhi tasandil mängin, et teadlikult, et ma jälgin, millise juhi standardi kvaliteedi see inimene avab minus. Et Eveliniga ma valisingi selle koostöö just sellepärast, et ta avab minus mingi täiesti uue sisemise kvaliteedi, millest ma varem olnud juhina teadlik ja mulle täiega meeldib see. Ja ta on mõnes mõttes, kui varasemad assistendid on kõik siuksed ninnu-nännutajad minu suhtes olnud, ehk siis neil tekib nagu sihuke vaimustus, kui äge, siis Evelin on suhteliselt emotsionaalselt tuim tükk. Ja just see annabki mulle selle tulemuse, et ma ei jää oma ego paitama temaga koostöös, vaid me liigume kiiresti edasi. Et jah, mis see järgmine samm sinul on ettevõtlusest? Võib-olla kõige lihtsam ongi sõnastada seda sellena, et mis sinu järgmine samm on ettevõtjana ja juhina, mida sa tahad, kuhu sa tahad jõuda. Ja siis küsida endalt, millist inimest sa vajaksid enda kõrvale, kes lubaks selle sinu sees avada, et sa näed ennast sellisena. Ja siis, kui sa teed selle otsuse, et jah, ma olen valmis sellist inimest enda ellu laskma, siis nad ise tegelikult tulevad, et minul üldiselt turundustegevus on inimeste otsimine sotsmeedia kaudu. Sisuliselt need inimesed on juba mu elus olemas, keda ma kaasan tiimi, et ma ei otsi neid. Turunduses ma teen postitused, ma otsin, aga reaalselt valituks osutub see inimene, kes on juba kas vahetult enne postitust juba ilmunud ja ta on valmis, ma hakkan nägema teda selles rollis, kui ma olen läbi mõelnud, mida ma tahan järgmiseks kogeda. Et see inimene on juba elus. Ja viimaseks siin lõpus hakake ka oma lähedasi ja sõpru nägema kui oma tiimiliikmeid alguses. Ükskõik, kas teil on lapsed, mees, sõbrad ja nii edasi. Ehk siis, et nemad on alguses teie tiimiliikmed. Neid on ja proovige märgata, et mis rollis nemad on teie ettevõtluses. Loomulikult nad teevad tasuta tööd, on ju. Nad tahavad lihtsalt, lähedased tavaliselt tahavad, et sa oleksid õnnelik, on ju. Et selles suhtes, aga vaadake, kuidas nad mõjuvad teile. Et näiteks ja human design jälle minu puhul on väga palju aitanud seda teadlikkust tõsta. Ma varem kasutasin oma lapsi ja meest samas rollis varem ära, aga ma ei teadnud seda. Nüüd ma tean. Ehk siis, et imelikul kombel iga kord, kui mul on vaja mingeid siukseid julgustükke teha, siis mul ei ole mõtet mehe poole pöörduda, sest tema tulistab kõik mu julged ideed sõela põhjaks. Ta on nii analüütiline, ta ütleb ainult vead loeb ette ja siis ma ütlen, ma ei tee siis midagi, sest sa ei usu minusse, vaata. Siis ma lähen oma koopasse tagasi. Mul ei ole mehe juurde mõtet minna. Ma lähen hoopis oma praeguseks siis 13-aastase MG juurde, kes on väga sarnane minu profiilile.
tutvustan talle, kuule, emmel tuli äge idee. Ja siis ta ütleb, miks sa nii lahjalt mängid, sisuliselt. Ta avab seda ideed veel, vaata, et selles faasis mul on vaja sellist inimest, kes mitte ei tulista, sest see seemnek on alles idanema hakanud, ta on nagu väike taim ja see analüütiline sõelaks tulistaja nagu astub selle taime peale. Mul on vaja kedagi, kes kastaks seda ideekest, on ju, ja ütleks, et kuule, see väike taim on varsti su suur puu, rahapuu on see varsti. Et kastaks. Ja seega kõikide uute ideedega, kui mul tuleb uitmõte, ma leian inimese, kas siis sõbrannana või siis selle 13-aastase tutvustan talle oma geniaalset ideed ja ta annab täiega jõudu juurde, ütleb, tee, see on äge. Ja. Et 13-aastane spordi puhul ütleb, aga miks esimeseks ei tulnud, ta paneb vinti juurde veel, on ju. Nii, ja kui ma olen oma idee julgelt läbi mõtelnud, siis ma lähen alles oma mehe juurde, ütlen, nii, tead, mul on selline plaan. Ma ei lähe ideega, ma ütlen, mul on selline plaan. Aga enne mehe juurde minekut ma veedan natukene aega oma 8-aastase poisiga. Ma märkasin seda varasemalt, kui ta käis juba lasteaias. Iga kord, kui mul oli uue idee koosolek, siis millegipärast mul ei tunne, et ma ei taha teda lasteaeda viia, et ta peab emmega töö juures kaasas olema. Ma ei tea, miks. Ja iga kord nagu koosolekutel asjadel ta figureeris ka, ta oli lihtsalt oma kas nutiseadmes, ta chillis, ta ei olnud vestluses kaasas, ta oli passiivne osapool, aga ta oli ruumis. Ja siis mõtlesin tükk aega, et imelik, et meil tuleb suure ägeda asja koosolek, me paneme detaile ja plaane paika ja millegipärast ma tahan, et mul see tollel hetkel ta oli väiksem, on ju, Tarvin oleks ruumis, lihtsalt oleks minu ühes ruumis. Aga põhjus oli väga lihtne. Hiljem ma sain teada, et ta on Human Designis projektor, mis tähendab seda, et ta on uue ajastu juht, ta näeb asju teistmoodi ja tema sünnirist on detailsus. Ehk siis, et ta näeb detaile. Ta on see laps, kes väsinuna kõnnib parkimisplatsi peal ja näeb, et veeloigust on süda hoopis tekkinud. Ta näeb kogu aeg maailma läbi detailide. Tal on oma mull, kus ta elab, ta näeb ainult nagu see rõõm, mis sellest detailsusest tekib. Ta on nii õnnelik, kui ta näeb neid detaile, vaata. Et siis see avas minus selle, et ma hakkasin ka rõõmu tundma detailsuse pärast ja ma astusin sellest suurest visioonist nii-öelda sinna detailide maailma lihtsamini sisse. Kui ma jääks selle oma 13-aastasega jahuma, kui ägedaid ideed meil mõlemal on, siis me kütaks üksteist niimoodi, et meil on kõik maailma vallutused peas ära tehtud, aga reaalselt ei ole mitte midagi tehtud. Aga siis ongi see 8-aastasega ma veedan ruumi, ta on mul samas diivani peal, ma chillin, ma nokitsen oma asju ja või siis nagu meeskonna koosolekutel alati ruumis ja saan detailidele keskenduda, ma saan aru, mis on oluline vaadata ja mõtelda läbi. Ja siis ma alles lähen oma mehele jutule, ütlen, nii, mul on plaan, detailid on need, mis sa arvad? Tema aitab mul viimistleda seda ära, sest temal on esiteks, ta on täiskasvanu vaade, lastel ei ole seda vaadet, ma ei küsi 8-aastase käest, mis sa arvad mu uuest kursusest, mõtlesin nii teha, on ju. ChatGPT käest ma saan seda küsida, aga mehega ruumis esiteks mul tekib koheselt automaatselt turvatunne, seepärast, et ma tean, et mu mees on alati minu poolel. Loomulikult ta ei tule mu ulmeliste ideedega kohe kaasa, sest et ta on pigem selline, et ta ettevaatlikum, aga see ei tähenda, et ta ei ole minu tagala. Ehk siis, et kui ma saan temalt nõusoleku, kui ma mõtlen näiteks keskuse, ma ootamatult võtsin see 400 ruutu ruume üle, siis mul oli vaja naisena mehe käest nõusolekut, et kui need ruumide kulud on midagi sellist, mida ma ei suuda ära maksta, siis mu mees on valmis mind toetama rahaliselt. Mul on vaja lihtsalt seda nõusolekut, kõik. Et selles suhtes, et vaadake ka, kellelt teil nõusolekut on vaja. Et tihti meil on vaja kellegi nõusolekut, minul praegu on selleks mees, ma ei tee selle nagu valeks. Tema küll loomulikult ütleb, et ta ei ole kohanud ühtegi nii iseseisvat naist, kui mina olen ja mul tegelikult meest vaja ei ole ja nii edasi. Aga alateadlikult mul on vaja temalt mingit nõusolekut. Et kui üksi minust ei piisa, ma ei suuda neid kanda ja siis ma tean, et ta toetab mind.
et aitab mind sellest mustast august välja ja see ei tähenda, et ma lähen musta auku. Aga ma olen seal olnud ja ta on olnud mu kõrval sel hetkel. Et kui ma seal toidukauplused lõpetasid pankrotiga, siis mu mees oli tegelikult see, kes rahaliselt toetas selle pankroti välja. Et alguses ma valisin SMS-laenudega pankrotist välja astumise. See on vist jätkusuutlik strateegia. Ja siis ma lõpuks valisin teistmoodi, et kuidas rahaliselt august ennast välja kaevata. Et on olnud nende ulmeliste ideede nii-öelda tagalas. Et märgake ka neid lähedasi inimesi, et tegelikult on teil tiim olemas ettevõtjana juba praegu. Teil on tiim olemas, vaadake, mis need ressursid ja rollid on, mida te olete alateadlikult neile andnud ja kuidas neid teadlikult kasutada tegelikult ettevõtluse arengus. Aga huvitav, ma ei ole kunagi niimoodi rääkinud seda. Jah, nii. Kuidas töötab nii. Nii. Jah, Turvaliselt meiega, sellepärast sa räägid. jah, täpselt. Jah, ma võin rääkida, kuidas mu tiim töötab. Mu tiim töötabki põhimõtteliselt erinevate projektide lõikes. Ehk siis, et meil on ettevõtlik siis koolituste osa, ehk siis Töötukassaga koostöö. Töötukassa tiimis ongi siis mina ja Mirjam ja siis Liina, kes teeb turunduse plokki, aga pigem ta on plokipõhine, tunnitasu põhine, on ju. Ja me oleme välja arvutanud palju siis olenevata grupi suurusest, et ma ei jääks miinusesse. Ja Mirjamil on siis assistendi osa, ehk siis tema teeb kõiki neid asju ja siis koolitaja osa ka ja individuaalsed konsuldid ja kõik see hinnastamine ongi siis tunnitasu põhine ja erinevad tunnitasud on. Ehk siis igal töölõigul on oma tunnitasu ja arvestust peab tema ise, mina ei pea arvestust ja ma usaldan seda. Alguses olid mingid toglid, mida ta saatis ja nii edasi. Ehk siis ma sain aru, millise töölõigu jaoks tal läheb ebamõistlikult kaua aega ja ma sain küsida tema käest, kuidas sa saad seda kiiremini teha, et mis tehnilised võimalused me saaksime kasutada. Kui me räägime raamatupidamise agentuuri poolt, seal on mul praeguseks siis tuumikus 8 inimest, 8 raamatupidajat. Neil kõigil on omad ettevõtted, mõnel on portfellis 2 ettevõtet, mõnel on 20. Nad ise otsustavad, kuna nad milliseid juurde tahavad, ära võtavad. Ehk siis, et kuna nad on tulnud koolituse kaudu, ehk siis mu raamatupidajate tiimis ei ole profid. Need on inimesed, kellel on huvi raamatupidamise õppimise vastu ja nad on läbinud mu kursuse ja õppinud minu toel raamatupidajaks. Ja siis nad on saanud minu tiimis siis endale kliendi. Ja neil on õigus igal hetkel kirjutada mulle Messengeri, ütelda, kuule, Triin, ma sooviks sellest kliendist loobuda, sest ma tunnen, et ma ei taha sellega tegeleda. Mul on oma kliendid tekkinud või siis see lihtsalt tundub minu jaoks ebamugav klient ja see on jumala fine. Ja mul on väga lihtne süsteemide poole pealt ütelda, et nii, Evelin siis tõstab ta Trello kaardilt selle ettevõtte kellegi teise nimele. Lihtsalt keegi teine tiimiliige hakkab. Ja kuidas, kui tuleb uus klient sisse, onboarding ehk siis raamatupidamise klient, praegu igapäevaselt tuleb uusi raamatupidamise kliente sisse, ehk siis ma onboardin igapäevaselt neid, siis ma ise valin peale esimest kontakti selle ettevõtte juhiga, ma teen videokõne, ma valin talle isiksusega sobiva nii-öelda tiimi liikme. Et kui on selline, kes tegelikult on suur visionäär ja detailid teda ei huvita, siis ma valin inimese, keda detailid huvitavad. Et ta täiendaks, mitte ei oleks väga sarnane, vaid täiendaks teda. Et seal mu kontrollifriik saab jälle nagu mõnada, et ma saan valida ja otsustada ise. Ja siis süsteemid taga, mis võimaldavad mul põhimõtteliselt igal hetkel, kui inimene tunneb, et ta ei soovi enam seda ettevõtet teha, siis ta saab seda vahetada ja muuta. Ja tehnilise poole pealt on mul kõigil ühed ja samad meiliaadressid, mul on ligipääs ja neil on ligipääs, ehk siis mul on ülevaade infost, mis liigub.
kui inimene tiimist ära läheb, siis ta ei võta seda infot ja suhtlust kliendiga kaasa, vaid mul jääb see ligipääs olemas, mis on minu kliendil. Ja ma ei pea iga kord uuele inimesele meiliaadressid tegema, sest me kasutame ühte meili ja kõik info liigub, ehk siis, et kui ma ütlen, et kuule, Janeli, see kuu ei saa palgaarvestust teha, Ege, kas sa teeksid ära, siis ta teab, milline suhtlus selle kliendiga on. Et see ongi nagu see, et info hulgad peavad olema nagu jagatud, et see on nagu ülioluline. Jah, seal on 8 inimest, siis on ärikiirendi ehk siis tegutsevate ettevõtjate programm. Seal on mentorid ja nendega ongi siis tunnitasune pluss siis kasumipõhine tasustamine. Ja kellega koos me teeme ka strateegiakoosolekuid, mõtleme läbi, kuidas paremini programmi müüa ja nii edasi. Neid ongi siis ka 2. Siis on Ilona turundajana, muidu ta oli ka turunduses mentor, nüüd on seal teine, ehk siis, et neil on kõigil väiksed rollid. Ja ruumide poole pealt, kui see 400 ruutu on, alguses mõtlesin, et mul on vaja tegelikult ruumide haldajat, siis mul oli täiskohaga ruumide haldaja, see ei lahendanud minu jaoks mitte mingit probleemi. Sellepärast, et esiteks jah, ma sain kõik ebamugavad asjad ära anda temale, aga inimesed suhtlesid ikkagi minuga edasi ja mind suhtlus inimestega tegelikult väsitab siis, kui see on mulle ebamugaval ajal. Kui ma tean, et mul on teiega koolitus, siis see mulle meeldib ja sobib. Aga kui inimene helistab kell 8 õhtul suvalisel hetkel, ma ei ole telefoni inimene. Ehk siis, et aga need inimesed ikka helistasid. Ehk siis, et küsimus ei olnud inimeses, sest ma olin persooni bränd olema niikuinii. Ehk siis, et see jääb. Küsimus oli tehnilistes süsteemides. Ehk siis ma vahetasin inimese tehniliste süsteemide vastu ära ja leidsin teenusena hoopis koristaja juurde, kes siis koristab ruume, mitte mina ei pea koristama, on ju. Ehk siis, et leidsin sinnapoole. Ja ruumide haldamise poole pealt hetkel mul sisuliselt ikkagi kedagi ei ole ja see ei kurna mind, sest et kõik süsteemid on niimoodi üles ehitatud, et ma tean, mis kus on. Ja üldiselt ongi siis 20 inimest tegelikult, 25 inimest mu tiimis. Ja ma tegelikult ei tea, kui palju mu inimesi tiimis on. Mina näen tiimis inimesi koheselt siis, kui me hakkame mingit sisulist koostööd tegema. Ja ta sisuliselt ei lahku tiimist, ehk see tiimitunne jääb. Aga meil ei ole mingeid tiimiüritusi nii väga olnud. Kord aastas nüüd augustis eelmine aasta toimus esimene tiimiüritus, siis nüüd see aasta ma tahaks ka tiimiüritust teha, et sihuke mitteformaalsem. Aga küll, aga minule sobib tiimiga üks-ühele töö, et mina tean tegelikult tervikpilti ja mul on nendega üks-ühele kohtumised, et me eelmise aasta augustis nad kohtusid kõik nagu sektor, nagu valdkondade ülesed, kõik need 20 naist olid ühes ruumis, on ju. Aga nad ütlesid ka, et jah, tore on teada seda Eget sealt, aga tegelikult igapäevatöös mul ei ole vaja teada, mis Ege teeb, sest need on kõik nii erinevad tegevussuunad, millega nad on tegelevad, ehk siis nad ei kattu. Minul on vaja peast teada, mida keegi teeb. Aga neil omavahel ei ole vaja teada, et nende protsessid ei sõltu üksteisest sellisel kujul. Sest nad ütlesidki, et nad hea meelega oma tuumikuga suhtleks ja raamatupidajate tuumikud ongi, meil on talgupäevad kord kuus, koosolekud ja nii edasi. Ja teistega on üks-ühele koosolekud, et tiimiliikmetega ma suhtlen tegelikult, see tiimitunne tekibki minuga üks-ühega suheldes. Jah, sellist, et kui keskuse alguses ma tegelikult tahtsin seda, et me teeme ühe OÜ, nagu Triin ka seletab, et me teeme ühe OÜ ja kõik need, kes siis keskuse loomisel tuumikus on 5-6 inimest, et me paneme sinna OÜ-sse osanikuks ja jagame ka kõik tulu ja nii edasi. Ei läinud nii, sest kõigil olid väga vahvad ideed ja mina tundsin, et jah, vahvad ideed on, aga keegi ei tee neid ära. Ja ainuke, kes siis tegema hakkas, ikkagi mu kontrollifriik võttis selle üle vastutuse rolli. Ja see kurnas mind ja siis jõudsin järeldusele, et tegelikult ma ei ole valmis selliseks koostööks. Mul peab olema oma OÜ üle kontroll. Aga inimesi on erinevaid, et
Et pigem ma soovitan selliseid OÜ ja kõik osanikud neile inimestüüpidele, kellel ei ole kontrollivajadust nii suur. Et nagu aru saate, tänase loengu põhjal mul seda on. Et ma proovin leida talle rakendust, aga ma ei juuruta seda välja, sest seal on väga suur ressurss minu jaoks juhina. Et kui ma leian talle õige fookuse kontrollivajadusele. Jah, ma usaldan ka inimesi väga, nad teavad, et ma usaldan neid. Et mu kontrollifriik saab mujal kasutust. Ehk siis jah. Maksud ja asjad seal juriidiliselt, kui seal on, ta muutub keeruliseks, siis automaatselt on tütar ja ema ettevõtted, ehk siis raamatupidamine mingi hetk läheb konsolideeritud peale ja nii edasi, et selline ettevõtete osanikega see on nagu keeruline, pluss siis seal on notar, et pigem ja seotud isikutega tehingud omavahel, OÜ-de vahel on suuremad tähtsusel. Ehk siis, et raamatupidamislikult on seal palju rohkem riskikohti, muideks sellistel OÜ-del, mis on seotud isikute vahel tehingud. Et nad on omavahel seotud, et ma ei näe nagu otsest vajadust. Kui ma olen kolmandas sektoris, siis kõik ütlesid, et miks sa oled üksi juhatuses. Täpselt samamoodi. Meil on väga raske jagada vastutust. Ehk siis, et siis, kui on 3 juhatuse liikmed, siis jah, me võime vastutusalad ära jaotada, aga ikkagi keegi peab lõpuni vastutama. Kui asjad on kehvasti, siis üks inimene vastutab. Me ei jaga seda tegelikult vastutust sellisel kujul. Aga me saame teha koostööd, ütleme, et kui näiteks eelmise aasta augusti retriit mul läks miinusesse. Meil oli ühe teise naisega koostöös tehtud ja me leppisime kohe alguses välja, et kasumi jaatame pooleks, kahjumi jaatame pooleks. Et neid kokkuleppeid saab teha. Et pigem alustada projektipõhiselt selliste kokkulepete tegemise, mitte ära lenda nagu kohe oma sõpradega või huvitavate partneritega OÜ-tama kokku. Et katseta projektipõhiselt, kas sellised kokkulepped on valmis, sa oled valmis ka neid hoidma. Et palju lihtsam on minul vähemalt on inimesena palju lihtsam kasumit jaotada, kui kahjumi eest küsida nende eest, teades, et ta on üksik ema ja keeruline on ja siis küsida talt seda raha, ütelda, et ja mul on kontol see raha olemas ja mul ei võta see tükki küljest ära ja saan aru, et läks nihu ja me andsime ju parima ja minul inimesena on nagu keerulisem seda kahjumit jagada. Et nii mõnegi kahjumi ma olen nagu, seepärast vahepeal mu mees ütleb, et Triin, sa ei ole nagu ettevõtjaks sündinud, et sa ei ole nii küüned enda poole. Aga ma ütlesin, ma just sellepärast olengi ettevõtjad. Ma tahangi olla selline ettevõtja, et ma ei tahagi olla see küüned enda poole ettevõtja, et ma tahangi olla selline ettevõtja ja mul on siiamaani päris edukalt see õnnestunud selline olla, et kingitused on hoopis teised. Ja. Vaata tavaliselt sellistes koostöökohtades, et üks pool, kui me teeme koos, siis see, kes lõpus võtab vastutuse, see tunneb ikkagi, et see on vägivaldne tema suhtes. Et ta tunneb ennast ohvrina. Et seal ei ole see, et davai, ma võtan vastutuse sellepärast, et see on minu vastutus, vaid automaatselt sa eeldad, et tegelikult, et jagate seda vastutust. Aga jah. Põhja läinud, ma mõtlengi, et kuidas nagu ma mõtlen mõne oma kliendi peale, kas seal on nagu mul on väga palju muideks raamatupidamise kliente olnud, kellel on 2 osanikku, on abielupaar, mees ja naine. Ja siis nende suhe läheb lörri tänu sellele, et naine eeldab, et mees võtab vastutust ja mees eeldab, et naine tegeleb nende asjadega. Ja seal hakkavadki eeldused pihta kuidagi, aga ma mõtlen võõraste inimeste vahel sellised koostööd, kus on OÜ-d jagatud ka. Jah, minu kogemuses ongi see, et siis üks osapool on alamotiveeritud ja mingi hetk jääb ikkagi üks alles pärast. Ja siis ta võtab selle osaniku oma ka üle, sest seda võrdsust hoida kogu aeg koostöös on keerulisem. Jah. Jah. Ja ongi üks ettevõte tuli, kellel on 5 sõpra.
ja nad tegid enne kuuldavasti pikki koosolekupäevi, nad panid paika rollid ja seal oli siis üks tegevjuht sai suurema osaluse ja tema rahaliselt tekitabki vastutuse. Ehk siis, et see võib-olla siis lahendus olekski, et alguses kohe leppida kokku, kes võtab selle rahalise vastutuse, kelle teha see on ja talle ka nii-öelda osalust rohkem anda. Teised teavad, et tema on see nagu eestmineja, on ju, teised on toetajad. Jah. Et võrdne osalus ei pruugi olla alati nagu hea lahendus. Et ja tihti see võib ka olla nii, et kui ühel on üks nägemus ja teisel teine, siis mul on ainult need näited, et kui on kellegiga sõbrannaga koos tuldud ägedale ideele, kahekesi tehtud üks ettevõte, siis suhteliselt kiiresti, kas see ettevõte ei lähe liikuma, sellepärast et mõistetakse, et koos ei saa, mõlemad teevad kõrvale oma ettevõtted, nendel läheb lihtsamalt ja siis see juriidiline keha, mis on ühiselt tehtud, see ei tööta. Või siis sellest juriidilisest kehast üks osanik astub varsti välja ja see annab selle teisele osanikule üle. Arvestage sellega, et teie mõtted ja soovid ettevõtluses ka muutuvad. Ehk siis te võite iga hommiku otsustada ümber, mida te tahate teha. Ja noh, me eeldame, et me asutame selle näiteks, ma võtan keskuse ruumid endale aastateks, aga tegelikult mul on õigus igal hetkel ümber otsustada ja putka kinni panna nagu. Ja kui me oleme kellegiga koos teeme, siis temal on ka veel otsustusvabadus. Ehk siis, et me ei saa nagu jäädagi lootma selle peale, et iga hommiku on kõigil tahe teha nii koostööd, nagu meie arvame, et on eesmärk ja me oleme kunagi kokku leppinud. Nii, ma mõtlen, mis on ka minu jaoks kõige rohkem praegu ongi aidanud see mõistmine, et mida see inimene on minust tulnud avama inimesena, juhina. Et miks see inimene tuleb mu tiimi, mis ta avab minus. Mida kiiremini ma mõistan, et ta ei kiusa mind, vaid ta tahab mind aidata. Meie koostöö oleks parem. Seda lihtsam on mul vastu võtta seda suunda, kuhu ta suunab mind ja otsustada, kas ma olen valmis sinna vabatahtlikult minema või siis ma ei ole valmis sinna üldse minema või siis ma jonnin käed vastu ja ütlen, et jah, ma saan aru, see on mõistlik tegevus, aga survesta mind veel ja siis ma kunagi mõistan, et ma ei pea vastu võitlema sulle. Et 3 varianti on alati. Et see on aitanud kõige rohkem juhina minul nagu kiiremini edasi liikuda. Nii, aga mis on tänasest igaüks ütleb ühe asja, mis sa noppisid enda jaoks välja? Et seoses tiimide ja iseenda juhtimisega, juhile. Ma panin ühe asja oma konspekti väga suure fondiga ja tumepunaselt. Leia tiimiliige, kes kasvatab mu enesekindlust ja kasva ise sinna rolli, et oled ettevõtja. Ja teil on vaja, kui sa ei ole varem ennast ettevõtjana identifitseerinud, siis mida kiiremini sa vaatad ennast mitte töötu, vaid ettevõtja, siis seda kiiremini sa asjad hakkavad muutuma. Ma natuke olen teinud ja ma siin nüüd mõtlengi selle enda, mul on ka see tiimi laialimineku kogemus olemas. Et siit ma näen ka, et mul oli seda vastutuse äraandmise asja, et see üks, kellega ma saan praegu edasi teha, temaga meil väga hästi sujub, et kuidasmoodi meie erinevad tugevused on ja tema ei taha teha näiteks suhtlemist, aga ta tahab hea meelega teha tööd. Mul on täpselt vastupidi, et ma pigem suhtlen ja lepin kokku, et siis, aga et ma nüüd tean, mis järjekorras veel keda uusi leida juurde. Et tõenäoliselt ma päris üksinda igavesti ei tee seda asja, kui ma tahan ikkagi minna nii suureks, et siis mul on vaja siin ikkagi korralikku tiimi ja võib-olla isegi mitut versiooni erinevatest inimestest, kes saakski teha mitmes kohas korraga. Ja soovitan tõesti alustada sellest, et delegeeri need lõigud, mis võimendavad sinu sissetulekuid. Et sa näed ka kohe, et nad suurendavad su tulusid, mitte ei ole kuluartiklid. Et siis seda kiiremini ja julgemalt sa ise liigud ka edasi. Nii, kuidas teistel on, mis nad kaasa võtsid? Võib-olla pigem see, üksteise nagu väestamine või?
et need inimesed, kes tulevad noh, su ellu või su äri umbes no mitte partneriks, aga koostööks, et siis sa ongi, et üksteisest nagu jõustad, ma ei tea, kas see on õige sõna, aga et ja ma ise olen ka seda kõvasti näinud, et millised erinevad inimtüübid ja tean väga hästi, mis mulle meeldib teha, mida ei meeldi ja siis enda kõrvale just leida neid õigeid inimesi või noh, koostööks. Ja ta peab tegema asju teistmoodi kui sina, aga ta peab toetama sinu toimimisviisi. Vaata, et ta toetab sind, mitte ei lõhu nagu sinu loomulikku sihukest nagu toimimist, on ju. Aga ta peab asju tegema omamoodi ja see täiendab nii-öelda, see ongi siis üksteise võimestamine. Nii, Kristel. Pigem see, et ei ole vaja neid lepinguid iga kord teha tõesti selliseid, nagu sinul on. Minu jaoks oli täitsa huvitav see lähenemine. Mingi kokkulepe peaks olema fikseeritud kirjalikult, aga ei pea see lepingu vormis olema. Ma soovitan meilitsi need asjad nagu ära fikseerida punktide kaupa, et mõlemad pooled teavad, et siis teil on ka hiljem, mõlemal poolel on võimalik nagu tagasi tulla, ütelda, okei, kas tegelikult ootab, et ma seda teen või mitte, on ju. Ehk siis, et ja kindlasti alguses, kus alustad uue inimesega koostööd, määrake testperiood. Et ütelge, et jah, me teeme selle kokkuleppe 3 kuuks või kuuks ajaks ja pärast seda vestleme, vaatame, kuidas ja mida me vajame muutust. Sest kõik kokkulepped kogu aeg orgaaniliselt muutuvad. Aga kui meil ei ole alguses kokku lepitud, mis on see ajasamm, millega me vaatame läbi need koostöö muutumised, siis see üks või teine pool tunneb ennast nagu, et okei, see ei tööta enam. Lihtsalt sellepärast, et me ei ole uuendanud omavahelist kokkulepet. Me eeldame, et teine teab, et me võtsime selle rolli ja nii edasi. Et hästi tugevalt soovitan seda ajalist sihukest nagu fikseerimist lisaks sisulisele kokkuleppele. Nii, Triin. No, ei kuule praegu sind. Sa vist chatti kirjutanudki. Vaikus. Jah, sa vist pead chatti kirjutanud. Jah. Aitäh selle eest. Ja ma tutvustan teile teie 2 tiimiliiget veel. Õigemini teie sees on 3 tiimiliiget. Lisaks nende lähedastel unustame need ära. Teie sees on 3 tiimiliiget juba olemas. Üks on visionär, üks on tegevjuht ja üks on spetsialist. See lähenemine on ettevõtluse müüdid, väikeettevõtluse müüdide raamatust. Julgustan lugeda. Ja visionär on siis see, kellel on need grandioossed tehase plaanid ja kõik need hullud ideed. Et tema hommikust õhtuni tahaks mõnnada nendes suurtes visioonides ja ehk siis, et see oleks nagu äge, et kui talle lubatakse rahulikult mõnnada nendes visioonides ja mõtelda neid asju läbi ja Nii. Teine tegelinski sinu sees on see spetsialist, kes tahaks rahulikult seda tööd teha, mida ta tahab teha. Ehk siis reaalselt tööd teha, näha, et sellel tööl on tulemus, mingid suured tulevikuplaanid, klientidega töö, ei, turundus, ei. Ta lihtsalt rahulikult teha seda, mis mulle meeldib ja ilma ajasurveta, ma ei viitsi klientidega suhelda, ma teen nii hästi, kui ma oskan ja parimal ja kõik. Nii, tema on spetsialist. Ja 3. on tegevjuht. Temal on igasugused optimeerimise, Excelid, kõik asjad, ta näeb protsesse, ta näeb, kuidas see visioon tegelikult reaalsusse luua, kuidas spetsialist saaks paremini, efektiivsemalt tegutseda, mis peaks muutuma, kus on need riskikohad, kus on arenguvõimalused, tõks. Tema ehitaks kogu aeg seda süsteemselt arengut ülesse, ta näeb ainult detaile ja kuidas neid paremini sinu jaoks tööle panna. Need 3 tegelast on igaühe sees teil olemas. Loomulikult on inimesed tüübid erinevad, üks tegelane on domineerivam kui teine, aga esimene tiimitöö tuleks teil endal teha teadlikult. Mulle nii meeldib, üks mu coaching'u klient ütles, et ta iga esmaspäeva hommikul alustab
oma töönädalat tegevjuhi koosolekuga. Ta nimi oli Age, siiani on Age, et Age ütles, et nii, tegevjuht Age, nüüd on sinu koosolek, tutvusta oma plaane, mis see nädal on vaja ära teha. Ja ta reaalselt, meil on kasutatud ka mütsi metafoori, et ta paningi 3 erinevat mütsi sinu sees. Ehk siis, et sa panedki selle mütsi nagu pähe, ütled nii, nüüd ma olen tegevjuht Susanna. Vaatame, mis on vaja mu ettevõttes ära muuta, mis protsessid vajavad optimeerimist ja pärast seda vaatame, kuidas edasi. Siis tegevjuhi asemel tuleb spetsialist Susanna, teeb selle töö ära ja kord kuus ma soovitan tegevjuht, mitte tegevjuhi, vaid enda sees lasta see visionär Susanna või Maris või Kristel või Triin välja. Kord kuus visionär mõnnab täiega, sest muidu te kaote lihtsalt ära sinna sisse, et ütled nii, mul on visionäride päevad, 2 päeva näiteks, täiega lähengi kuskile spaasse, mõtlen ulmeliselt asju, selleks, et ma pärast oma sisemisele tegevjuhile ütelda, nii, sinna me liigume, palun tee mulle plaan. Vaata, et tegevjuht hakkab lõhkuma sinu ettevõtte struktuuride ja selle süsteemidega ainult siis sinu ettevõtet, kui tal ei ole suurt plaani, kuhu liikuda, ta ei tea, kuhu liikuda. Ta hakkab optimeerima igalt poolt ja tegelikult see ei vii kuskile. Ehk siis visionär peab olema ees, tema ütleb sihi, et me lähme nüüd sinna, selleks kuupäevaks oleme seal. Tegevjuhil on vaja anda aega, et mõtelda plaan ja spetsialist peab austama seda, et tegevjuht ei kiusa teda ja see suur visioon ei ole nii hull, et temal on aega oma tööd teha. Et see lähenemine alustaval on nagu üliäge, et mõista, et kes on praegu juhi positsioonil, kui sa teed neid asju ja kui on ettevõttes mingi asi nagu nihub, siis otsustada, et okei, et kas ma ei ole visionäärile enda sees andnud ruumi või ma ei ole tegevjuhil lubanud möllata või siis spetsialist ei ole saanud, on rahulolematu, sest ta ei ole saanud, ta on kõige muuga tegelenud kui tööga, on ju. Ehk siis, et näiteks raamatupidamise puhul ma olen 6 aastat tagasi ma kõik oma 100 klienti andsin oma koostööpartneritele ära, raamatupidamise kliendid. Ja suhteliselt kiiresti mul tulid uued kliendid tasemele, seepärast et probleemi ma ei lahendanud. Tollel hetkel ma sain aru, et ma ei taha nende raamatupidamisega tegeleda hommikust õhtuni. Ja nüüdseks mul on kõik süsteemid ja optimeeritud, te nägite, et tiim, värki, särki peaks lihtne olema. Aga mis Triin teeb õhtuti kella 9-st 11-ni raamatupidamist ja mitte sellepärast, et kellegi teise tegemata tööd, vaid minu sisemine spetsialist rahuneb. Ta tahab lihtsalt nokitseda seda tobedat raamatupidamist, sellepärast et see on tema elus olnud 20 aastat ja talle meeldib seda nokitseda üksi õhtul teleka ees. See on lihtne. Ma kahjuks nagu jah, mu tiimiliikmed võivad ütelda mulle, et kuule, me teeme lõpuni ära. Ma tean, et nad teevad selle lõpuni ära. Küsimus ei ole selles, vaid mu spetsialist tahab ka rahulikult tööd teha, mitte kogu aeg juhtida seal ja visioneerida ja asju, plaane teha ja koosolekuid teha. Mu spetsialist tahab ka tööd. Et tihti mingi hetk, ma panen kohe selle lingi ka, et mingi hetk ma lihtsalt nagu saingi aru, et mu spetsialist vajab tegelikult ka tööd. Et nii, tean, et ma kohe vaatan. Edu Akadeemia alt palun ostke neid, sellepärast et kui te Apollo või kuskilt mujalt ostate neid raamatuid, siis Apollo ja Rahvaraamatu juurdehindluse protsent on 100%. Ehk siis see raamatu väljaandja saab tegelikult väga vähe raha kätte. Ehk siis, et kui teil on võimalik, siis proovige osta sealt, kus see raamat on kirjastatud, ehk siis see kirjastaja kodulehelt. Ja ma tean, et minu arvates Edu Akadeemia edukirjastuse alt peaks olema see raamat välja antud. Et just sellepärast ma ütlen, et kui ma vaatan, kas ta on siin, ta vanasti oli FT, ma vaatan, kas ta, aga ei olegi siin vist ainult need uued neil. FT müüs oma, kus on siis? Müüs oma kirjastuse maha. Mul ei ole vist siin riiulis ka seda. Vaatama.
jah, vot see, aga jah, aga ma ei teagi, kas ühte ja ju siis Edu Akadeemia seda enam nii-öelda avalikult ei müü. Mul keskuses on müügis, aga küll, aga see on nagu see raamat. Peaks olema see jah. Et mulle nagu väga meeldis see, et mul ei peagi olema esimene tiim, ongi siis, esimene tiim on sinu sees olemas, sinu sisemine visionär, sinu sisemine tegevjuht, sinu sisemine spetsialist. Kui sa nende 3 vahel koostöö töötad, ma saan kommunikatsiooni paika, siis vaata, väljaspoolt on ka veel tiimiliikmeid, lähedased sõbrad. Nad on alateadlikult juba kaasatud su ettevõtte tiimi, seepärast et tavaliselt nad on mõjutatud sinu ettevõtluse tegemistest. Ja siis on aeg ka võõraid inimesi kaasata, et see sisemine kolmik peab hakkama kommunikeerima omavahel asju paremini. Nii. Ja tänaseks siis kõik. Nii et saate oma sisemise kolmikuga tööle hakata, äriplaani kirjutada ja otsustada, et kas siin peatükis on visionääril vaja tööd teha või siis tegevjuhil täpsust lisada või spetsialistil sisu. Nii et nii ta töötab. Aga vist on kõik ja ongi vist kõik. Ma korra küsin, et mul see hommikune osa jäi kuulamata või noh, selles suhtes osalemata, et see tuleb, kas see tuleb alles reedel või see on ka juba homme saadaval? Ma arvan, et ma panen täna pärast ära, et ma vaikselt panen ülesse, et täna mul on rahulik pärast tänast päeva, tänast kella, praegu ongi viimane nii-öelda töö asi. Ehk siis, et siis ma panen nad üles ära. Aitäh, siis ma saan homme kuulata ja tegutseda reedel ka. Jah. Okei, super. Aitäh. Tšau.